Tere! Mina olen Kellu ja täna on Eesti Vabariigi aastapäeva eelõhtu. Ja mina mõtlesin, et kuna ma teen toiduvideosid ja ma olen selline toidufänn, et mis siis teha vabariigi aastapäeval toiduga. Ja ma käisin Selveris ja ma jõudsin tagasi sellise, võib öelda, et laadungi asjadega. Ja mul oli siis selline mõte, et mis võiks olla nii-öelda tervisele vähem kahjulik, vähem lisaainetega ja nii edasi. Mingid siuksed vahvad asjad, mida näiteks võtta viimasel hetkel külla. Ja tulin selliste asjadega koju. Nimelt mul on siin, ma üritasin olla hästi nagu nii-öelda Eesti toodete põhine, aga tuleb välja, et mõned krõpsud on siuksed välismaised, mis minu meelest nagu koostise poolest olid veits mõnnamad, kui olid eestimaised, nii et valisin need. Siis on mul siin, pilt läheb ära, rabarbari koobimaa võiputort Gustavilt. On muidugi leeside juurde ja Estrella juurde on tipi krõpsuid ja need on Eesti värvides, nii tore. Ja muidugi praegu lööb laineid sipsik igatpidi. Kouke on see ja siis on üks niisugune käsitöö limonaad realist. Ja eriti ägedad minu meelest on läätsekrõpsud, et ma ei ole neid proovinud ja kohe vaatame, kuidas nad maitsevad. Ja tänases videos ma mitte ei arvusta nagu kõiki neid tooteid, vaid pigemini vaataks, kuidas niisugune kombo välja tuli ja kas tasub külla võtta kaasa või mitte. Ja siis hiljem kunagi mingites muudes videotes vaatan need toidud ka üle. Aga head vaatamist ja head peomeeleolu. Nii. Sobib siia kõrgele tüürima. Nii, aga siis kõigepealt igas, ma ei tea, kui sa külla lähed või kui sa enda juures pidu teed või nii edasi, alustame siis soolasest ja vaatame, kuidas nad maitsevad. Emad kummad, kas läätsekad või tavalised? Läheks võib-olla tavaliste poole. Need on siis leisi ahjus küpsetatud soolased krõpsud. Siin peal on kirjas, et 50% vähem rasva kui leisidel muidu. Nii et tore. Jah, on veel. Mis ka juba läksid, ma võtan siis selle söön kohe ära. Väga hea. Nii. Nende kohta ma võin öelda, et need on hästi klassikalise kartulivahvli maitsega. See on see tugevad, natuke paksemad. Minu meelest ma kunagi proovisin palsnaki neid siukse nagu pikas pakis olevaid nagu kartuli laaste või mis need nimed on. Meenutab natukene seda, siukene paks ja triibuline, hästi vahva ja mõnusalt soolen, ta ongi nagu kartul ja sool, siin ei ole nagu mingite maitsetega nagu hiilatud või topitud liiga palju, nii nagu ta maitseb, kartul ja sool, nii on. Ja kuna ma täna ei räägi sellest koostisest nii palju, siis ma tahaks öelda, et mulle meeldisid need poes just selle mõttega, et siin on rapsiseemneõli, tärklis, natuke on emulgaatorid, soojaleitsitiinini, nisujahu, hästi lihtne koostis. Ei ole siukseid nagu maitse ja lõhna tugevdajaid ja selliseid teistsuguseid, mis tegelikult paneb siit midagi tarbima, mis päriselt see seda ei ole. Nii et olgu ta nagu rasvade ja muude asjadega, kuidas ta on, et ega ta ei ole nagu ülitervislik toit on ju, vähemalt pakendi järgi nendest kahjulikest lisaainetest on ta prii ja see mulle hästi meeldib. Nii, et kui sa tahad lihtsalt soolast kartulikrõpsu, mis ei ole üle soolatud, vaid lihtsalt mõnus soolane, siis leisikas võiks olla see. Ja ma unustasin öelda, et ta oli nagu suht täis, kui ma selle paki lahti tegin.
eks need krõpsud olid kuskil umbes siiamaani. Praegu ma siit osa välja kallasin, siis ta on nagu see pool täis. Aga need krõpsud on rasked ja nad kõik siia alla pajunud, nii et ma arvan, et see ost on seda väärt. Nii. Ma tea, teeme niimoodi. Siin on siis leisikad. Ja need on läätsekrõpsud. Need on asterelaamad. Ja siin on kirjas ka, et 40% vähem rasva. Ei ole mingit maitse lisaaineid pandud ja 100% hea maitse. Et ta on hapukoore ja sibula maitsega sükene. Ja siin täpselt samamoodi ei ole mingi väga imelikke lisaaineid sees. Krõps nagu krõps ikka, lihtsalt sükest kahjulikest lisaainetest on ta prei. Väga hea asi. Ka pool täispakk. Ja kui ma ta ostsin, ei olnud veel lahti teinud, siis koos õhuga need krõpsud olid umbes siiamaale väljas. Päris mõnus. Hästi äge. Lõhnab hästi. Nii. Kui ilusad. No, ma ei tea, biolaua oleks päris lahe neid panna, eks ju. Ma vahepeal liigutasin hiirt, et mu pildidele ka, kusjuures need on Eestis tehtud pildid. Minu meelest Eesti fotograafide poolt ka, ma panen pärast lingid, kes need tegi või nimed, kes need tegi. See krõps on õhulisem, selline nagu sööks nagu maisikrõpsu või midagi sellist või nisukrõpsu ja siin on nagu sükene õrnalt piprane, õrnalt sibulane see tunned, aga ta on ikka süka kihvt nagu maitse. Aga hea, nii et ma nagu väga esialgu ei ütlekski, et on läätsedest tehtud. Et nagu midagi natuke tuletab ikka kartulit meelde. Aga üks paksem, üks kõvem, teine õhulisem, üks lihtsa soolaga, teine siis natukene sükene vürtsikam. Ideaalne variant minu meelest. Nii. Tipikaste. Selle ma tegelikult valisin värvide pärast, sest ma natukene tahtsin Eesti-päraseid värve ka, aga tuli välja niimoodi, et väga niisugust Eesti-päraseid asju ma ei näinudki. Nägin mingit jäätist ka, aga mulle ei meeldinud seal mõned koostisosad, jätsin ostmata. Nii. Ja see on soola, kurgi ja küüslauguga. Ja siin mulle meeldis, et siin on küll maitse lõhnaained sees. Kahjuks nad ei ole ütelnud, mis need on, aga seal ei ole nagu ka süks kahjulikke või süksed tehislikke lisaaineid või selliseid, nii et tundus mulle päris äge. Nii et soola, kurk ja küüslauk, vaatame, mis saab. Nii, sükene parajalt paksu ja siis siin on mingid need tükid sees, ma arvan, kurgi ja küüslaugu tükid, võtame siis selle kangema krõpsu ja alguses vaatame, mis saab. Natuke vist on segada, segada ka vaja, mul polnud lusikat ju praegu. Niuke hot dog isu tuleb peale, kui ma seda söön. Niisugune värske soolakurgi maitse. Ma ei tea, kas ma küüslaugu tunnen. Võib-olla. Aga ta on natukene niisugune hapukoorene isegi. Hästi lihtsa maitsega jälle. Nii et ma kujutan täitsa ette krõpsudega, köögiviljadega, väga hea valik. Väga hea. Mõtle, istud koos sõpradega ja lihtsalt nagu, niimoodi oled endale portsu pannud taldrikusse, sest päris nagu viisakas ei ole ühest pütist nagu kõikidega seda tõmmata. Kui tahad, siis võid muidugi. Aga
on siis väiksed niimoodi nosid. Niimoodi. Väga hea valik. Nii, aga oot, kuidas ma nüüd saan? Klõpsed ja. Kuidas ma nüüd saan niimoodi teha, et need jääks mulle kõik siia mu minilaua peale. Ma ei tea. Proovime niimoodi ära mahutada. 11. Op. Paberid ka vahepeal. On nii põnevil, nagu need on maitsevad tõesti hästi. Mul on hea meel. Nii, ja siis hiljem lähed sa magustoidu juurde, on ju. Ja siis on siin Gustavi võiputort. Ja siin oli mingisugune asi nagu kaaliumtartraat. Ja ma pean selle kohta veel uurima. Poes olles ma ei leidnud. Aga vaatame, äkki nüüd näen midagi. Nii, kaaliumtartraat. Niimoodi. No. Okei. Kaaliumtartraat, no. E336 ta peaks olema. Nii, stabilisaator ta on ju. Kasutavad saiakestes, marmelaadides, džemmides on ju. Võimalikud kõrvalmõjud ei ole teada. Ta on lubatud kindlasti toitude sees kasutada. No, vaatame. 337 äkki see näitab midagi. Siin mingi tabeli leidsin endale. Oot, kohe. Hästi nõme on võtta poes niimoodi ringi joosta on ju mingid asju taga. No ei ole, okei. No ma esialgu siis praegu usaldan seda infot, et ei ole kaaliumtartraat ohtlik, kui ma leian info, et on, eks ma siis ütlen. Aga siin tõesti nagu väga palju igast toivärve ja muid ägedaid aineid ei ole, see mulle meeldis. On koopiim, niisujahu, hapukoor, kanamunad, küpsetuspulber, maisitärklis, liiniaape, kaaliumtartraat on ja söögisoda. Lõhna maitseained, siis vanill ja kaneel. Nii et ma loodan, et see läks ka õnneks. Igastahes selg on märg. Et mida sa muidu soovitad siin niimoodi, kui sa ei tea, on ju. Et ta näeb siuke tore pudine, purune, isegi natuke raske on. Näeb äge välja. Oh! Oi, vaat kui ilus. Et kui sa tahad seda nagu lauale panna niimoodi ilusti, siis ta sobib sedasi ka. Ma jätan praegu selle siia sisse, sest mu pind on piiratud ja ma ei taha nagu hullu palju siin hakata lödistama asjadega. Nii, kui te näete meid siin köhatamas, on sellepärast, et ega ma nagu vist talvest väga puutumata ei ole jäänud. Nii, aga katsetame. No, kas seda siin lõigata saab? Et teen ühe väikest tüki. Mul ei ole tordi seda nuga, sellepärast see võib-olla läheb keerulisemalt ja mul ei ole ka nagu tordilabidat. Kui ta nüüd siin mul laiali läheb, siis ärge pange pahaks, on ju. Ta lähebki laiali. Okei. No, et selle puhul siis tuleb varustada ennast labidaga, mingi terava noaga. Nii. Selline kokk. Nii, ja siis külje pealt on lahedasti näha, et ta on rabarber on siin sees ja hobi. Seepärast see mulle meeldiski. Natuke seda põhja praegu jäi siia sisse, sellepärast, et mul ei olnud nagu kõige paremat nuga, aga las ta olla. Nii. Opa, ja õnneks mul on lusikas. No, näeb kena välja, ainu. Näeb. Niimoodi. Nii. Siin on kirjas, et tuleb nautida külmalt või soojalt. Ma naudin praegu külmalt, oli külmkapis.
siis selle pappümbri, kui tahad sooja panna, siis selle pappümbrisega 10-12 minutiks 200 kraadisse ahju ja see pappümbris, mis siin sees on, mitte see karp. Karp on plastikust, aga kui ma selle koogi üles tõstin, siis see alus oli papist. Niimoodi. Ja siis tuleb pappümbris äär ära rebida ja serveerida jäätise, vahukoore või vaniljakastmega. No mul neid asju ei ole praegu, aga see kook on väga hea. Ta on pehme. Siin sees on paras kiht, on nii veel, kiht koopiima, seal peal on pehme, mahlane rabarber ja siis peal on selline, küpsetajad. Mis te oskate öelda selle kohta? Kui muretaige on midagi sellist. No maitseb, ta on tõesti maitseb. Nii et kahvekustav on teinud head tööd. Väga hea asi. Nii. No. Ja kui sa oled nüüd natukene kooki söönud on ju. Ma ei tea, kus ma selle seal panna, ma võtan selle. Nii. Et kui sa oled söönud natukene kooki, ma liigutan vahepeal hiirtama ekraani peal. Et mul pilt ära ei läheks. Siis võib-olla sa tahad juua. On ju? Ja siis tegelikult mul on üks temaatiline jook. Ma vaatasin Realisti ingveri piparmündi. Ja see mõte, mis mul sellega tekkis, on see, et ükski nagu pidu või ükski riik või mingi asi, mida üritatakse teha nagu ägedaks ja fantsiks. Vahet pole, mis see siis on. Koeratõug tahad enda looma võtta. Siis tegelikult kõige sellega sa pead vaeva nägema. Aga lõpuks see, millise elu sa oma elus teed, on kõik sinu enda kätes, on minu kätes ka. Meie vanavanemad elasid teise režiimi all, mida meie ei pidanud on ju Eesti riigiks niimoodi, nagu ta praegu on. Mõned muud inimesed ütlevad, et kui me oleme suures riikide liidus praegu, ka see ei ole nagu oma riiklus. Ja selle üle võib megalt vaielda, aga realist on nagu hea mõte. Tee oma eluga seda, mida sa saad oma parimal viisil täna ja praegu, et sinu tulevik oleks selline, mida sa nagu ihaldad ja ihkad ja püsi realistina. Et kui sa tahad homme minna Palmisaarele puhkama jahiga sõitma, sul on täna ainult 2 eurot taskus, muidugi see ei juhtu homme. Aga mis oleks su järgmine samm, et sa võib-olla saaksid seda teha 5 aasta pärast, näiteks. Et siin võib nagu heietama jääda. Appi ma see lahti. Käed higised, nahk märg, pidu on kohe tulemas. No proovime, tegi meest ka ei ole praegu võtta. Appi. Nii, tuleb, võtta. Ei tule. Okei, ma ei saa seda lahti. Teate, siis ma proovin seda kohe uuesti, aga mul on üks kohuke siin. Ta on siuke nunnu, aga ta on sipsik. Ja tegelikult ma ostsin ta ainult sellepärast, et sipsik on praegu populaarne ja film on sellest just tehtud ja osad ütlevad väga lahedest, ütlevad lastele ei sobi. Ma ei ole näinud seda. Aga mina omal ajal pidasin sipsikut väga toredaks nukuks ja mul oli temast oma arusaam. Ma väga jälgin nagu, mis temast kirjutati või mis lugusid ta elas. Mulle lihtsalt meeldis see kostüüm, selle sipsiku nägu. Temaga oli mõnus mängida. Mul ei olnud endal ühtegi sipsikut, aga minu meelest oli lahe idee. Nii. Aga mul nüüd nuga ei ole. Okei, ma proovin ammustada siis. Niisugune ta välja näeb. Tavaline minu meelest. Valge glasuur. Siin sees on moos, metsamarja täidisega ja jogurti glasuuriga. Ta on meeldiv, ta on pehme, ta on magus, selline. Ja moos on sees ja ma arvan, et see võiks lastele maitsta. Ja siin ei ole ka mingi palmiõli ja mingid asju ei ole sees. Ta on ikkagi maius, ta on magus ja nii edasi.
aga see ei ole õudsaid aineid, vähemalt ma esialgu ei näinud neid seal. Nii et seda võiks ka soovitada, et siuke sipsik. Nii. Ma panen selle praegu kinni, siis ta hakkab vaikselt sulama. Ma tahan seda käes nagu väga palju nätsutada, mõtlesin, et ma teen sellest siukse video ka pärast. Ma ei tea, tuli! Kui tore. Et siin öeldakse küll, et tuleb loksutada enne avamist, aga ma praegu proovin mitte. See on siisest ninaga tilgub, see on see talv. Ingveri piparmündi säilitusaineteta Eesti käsitöö, süü käsitöö limonaad. Ja selle jaoks mul kõrs. See kõre sisse proovime. Ta on peaasjalikult ingver, aga ta on nagu mingi väikse vurtsuga. Suge särtsakast natukene annab õhtule sugust, äratab sind üles niimoodi, et ma ei tea, kas ma piparmünti praegu tunnen, aga ingver on küll kõva sõna siin sees. Samas aga mitte nagu nii kõva, et sa ei saaks seda juua, vaid see lihtsalt äratuntavalt ingver, aga ometigi ikkagi nagu mahe ja meeldiv ja see, mulle siin meeldib, et see limonaad või see gaas ei ole nagu tohutu siin, et ta ei tule sul nagu ninast välja nagu mõnede jookide puhul, et hästi tore. Ja minu meelest, kui sa sööd kas seda sipsiku kookest või sööd seda kooki ja siis ta on siuke särtsakam ja vürtsikam, siis ta nagu sobib väga hästi siia. Nii et, nii tore, minu valitud asjad täna olid hästi ägedad ja mulle nii maitsevad. Ja tegelikult ongi niimoodi, et homme tulebki mul üks väike koosistumine pereringis ja ma kindlasti ei jõua seda kooki kõik üksinda nahka panna, ma panen need asjad kõik välja ja siis ma loodan, et mu perele ka meeldivad. Nii, aga mina ja minu lipuke ja minu suur süda soovime sulle head vabariigi aastapäeva ja vahet ei ole, kas sa pead sellest väiksest vabariigikesest lugu või mitte, kas sul on oma nagu arvamus, mis põhjusel sa ühtpidi või teistpidi arvad, aga lihtsalt homme on tore vaba päev, kui sa just ei ole kuskil tööl. Kui sa oled tööl, siis sul on järgmine või mingi muu päev vaba, saad seda nautida. Aga eelkõige ma soovin sulle, et sa tunneksid ennast hästi. Sa sööksid midagi meeldivat ja midagi, mis on natuke tervislikum võib-olla kui mõned muud asjad. Mul tuleb gaas ninast ikka välja. Et tunne siis ennast hästi, ära siis põegu üle, et rahvas pidutseb, on ju. Või et sina ei saa pidutseda, sul on oma mingid mõtted, nii edasi. Vahet pole, homme on tore päev. Ja kui toit on laual, katus pea kohal, mõni tore inimene on ka, kes su kõrval on, siis on kõik väga hästi. Aga näeme varsti jälle uutes toredates videotes. Tšau!